Nii, tere päevast! Ma olen siin Tartu botaanikaaias koos oma armsa sõbraga. Meil on siin tegelikult tööalane koosolek, meil on meie varahaldusfirma koosolek. Sõbra tavaliselt ei osale neil, sellepärast et ta peab mõttetuks aja raiskamiseks, ta ütles mulle, mõttetu aja raiskamine, aga kui ta meeldivad väga lilled ja loodus, siis ta nõustus botaanikaaias osalema. Ta põhimõtteliselt on see lillede vahel ja mina osalen. Nii, aga miks meil on siis täna varahaldusfirma sõbra on üks Chief Investment Zebra, Chief Investment Officer. Et mis meil on siis koosolek on sellepärast, et ma tahtsin kommenteerida, mis viis meid sõbraga ETF-i toidulisteks. Kunagi enne kui sõbra mind nõustas, sest kahjuks kui sõbra nõustamist ei ole, siis niimoodi pikka rumalusi. Kõigil peaks olema investeerimissõbra abiks. Mul olid Swedbankis olid need ka mingisugused nende investeerimisfondid, see on nagu tasuta ja blablabla, no tasuta. Selle peale võib naerda. Aga mõnel oli ka väga räiged haldustasud, aga need ma likvideerisin väga ruttu ära. Aga ma praegu, kui mul need fondid olid, siis ma panin tähele, et aeg-ajalt ma tegin vigu või tahtsin mõnda teist fondi hoopis või tuli müüa ikka ka, eks ju, jah. Ja ma mängisin ja üritasin õppida oma nappide teadmiste toel. Sõbrad mul siis aitamas ei olnud. Ja panin tähele, et ma annan müügikäsu, eks ju, ja siis müügiorder on mitu päeva ootel ja tööpäevad, eks ju, ja ei tule, seda müüki ei toimu ja need on, eks ju, peaksid olema vägagi likviidsed. Need on ikkagi sellised, ma ei müü mingit Eesti väikelinnas korterit, eks ju, ma müün ikka maailma aktsiaid nendes fondides ja ma ei saanud aru, miks müük läbi ei lähe. Ja siis ma otsisin eile üles vana kirjavahetuse Swedbankiga, et 25. märts 2024 ma kirjutasin neile kirja ja küsisin, et tere, palun öelge mulle, miks seisavad fondi orderid sageli mitu tööpäeva ootel. Miks ei tehta tehinguid kohe? Tervitades Piret Kivi. Ja siis 2 päeva hiljem, 27.03, kuigi mul on see muidugi õhtul kirjutada, neil on päeval, nii et võib-olla siis 1,5 päeva hiljem, oleme ausad. Tuli mulle Swedbankis ka vastus, tere Piret, fondi tehingud erinevad aktsiate, kaldkriips, võlakirjade börsitehingutes. See tähendab, fondi orderid ei saa endale kohe hinda külge, tavaliselt järgmine päev, aga ei pruugi, oi jumal, maailma aktsiad, kurat, kõik sõltub konkreetse fondi tingimistest ja nii edasi. Ma ei saa aru, kas ta mõtleb tingimist või tingimust. Ma ei saa aru, kas on trükiviga, et nad tingivad seal kuskil seda hinda või on mingid tingimused. Siin on kirjutatud igasugused tingimistest. Ja nii edasi. Saadan teile lisaga Swedbanki avalikkusele pakutavate investeerimisfondide osakute tehingorderite täitmise piirajad. Ja ma lugesin selle lisa läbi, esimest korda ma ei pannud tähele 2024 seal mingi lisa oli, aga lugesin eile selle läbi ja see oli mingi tabel, kus olid mingid T-tähed ja pluss ja mingid arvud, meenutas mulle Barcelona metrookaart, see on see T10, eks ju, TTU. Aga ma ei hakanud seda tabelit uurima, sellepärast, et enne tabelit oli selline kiri, et ma alati nüüd ei järgi ka umbes. Midagi selline info, et see alati ei pruugi isegi tõsi olla. Nii et mis siis üldse seda tabelit panna, eks. Ühesõnaga, tehingorde täitmise piirajad. Küsimuste korra palun helistage telefonile 613-1606 tööpäevadel kell 9-17 heade soovidega. Nime ma ei hakka ütlema, minu kanali mõte ei ole kedagi alandada või mõnitada. Aga spetsialist, meil on ka sõbra on ka spetsialist. Sõbra on Chief Investment Officer, ma ei ole mingi spetsialist. Swedbank. Ühesõnaga, sellise kirja saamine tähendas minu jaoks seda, et esiteks mul on fond. Kui ma annan käsu fondi müüa, siis seda fondi ei müüda kohe. Ja kui ma tahaks teada, mis hinnaga seda müüakse, seda ka väga teada ei saa. ja see on minu jaoks on natuke liiga Monty Pythonilik ja sellepärast ma läksin ETF-ide peale, sest ETF on see Exchange Traded Fund, see kaupleb börsil. Kui sa teed selle turuorderi näiteks, eks ju, okei, ta võib sellel hetkel mingi ajavahe
mingi sekund, eks ju, ja selle võib ta nagu sent kallim või odavam tulla ka, eks ju, või paar senti. Aga noh, mina olen tähelepanu tihti hoopis minu kasuks, mitte nagu turu kasuks. Ja näiteks mis ma olen limiitorderitega teinud, ma olen saanud ka täiesti graafiku väliseid hindu pärast turupäeva sulgemist, et juturobot, kes on meil konsultant, ütles, et suured härrad, nemad poetavad, nagu need koerad pidusöögilaua ääres ja vaatame kurva näoga ja siis ikka midagi päeva lõpuks pudeneb sealt meile. Et nemad, suured härrad ei ole graafikus. Ja siis me nagu sõbraga mõtlesime, et selline absurdsus tuleks lõpetada. No täna muidugi kui ma Swedbankis sain aru, mis need haldustasud hakkavad tähendama, siis ma need kallite haldustasudega aktiivfondid likvideerisime muidugi kohe ära. Et see oli isegi õppekurv, eks ju, kuigi väikeste, me oleme vaesed siin, eks ju, me ei ole nii väga oluline ka, aga idee on ikkagi vara kasvatada ja sellise tingimustel vara kasvatada